iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Siis tegelikult tänane üritus on ametlikult registreeritud ja me oleme politseiga igapäevaselt suhelnud ja nende tugi on meie poolel. Ehk siis aitäh Eesti politsei. Need kaks inimest, kellega ma suhelnud on minuga väga sõbralikult olnud, nii et mul ei ole ühtegi halba sõna. Ja mis tänase päeva eesmärk on, kui võib-olla mujal maailmas tulevad lihtsalt inimesed tänavatele ja neid meeleavaldusi võib-olla ei registreerita, siis meie seekord registreerisime ära ja meie eesmärk täna on siin see, et me tahaksime panna peavoolumeedia inimesi natukenegi kahtlema selles, mis toimub meie ümber. Ja selleks oleme me kutsunud siia mitmeid kõnelejaid, kes äkki suudaksid natukene valgustada neid ning samuti on meil plaanis ka mõned muusikalised vahepalad. Aitäh teile! Ja järgmisena tuleb lavale Emil Rotiku. Nii, avasõnad öeldud. Ma tänan kõiki kohale tulnud inimesi, kes omalt poolt tunnetavad seda kõige olulisemat, et sina oled rahvas. Eks ole? Sest kui inimene saab aru, et tema on rahvas, siis ta ka rahvana tegutseb või saab toimetada. Olen kuulnud mitmel korral, et küsitakse, aga mis vabadust te seal ikka nii väga tahate? Et kõik on nii olemas. Enamuse nende jaoks on see vabadus on näiteks olla tööjõud ja vabalt liikuda edasi-tagasi. Aga seda keegi ei ütle, et inimene saab oma sisemuses vaba olla alles siis, kui tal on valikud. Ehk siis võtame lihtsa näite. Meedia. Sul on meedias ainult ühekülgne informatsioon. Ja täna on siin suuresti need inimesed, kes vaatavad ka muud informatsiooni. Nad vaatavad seda sellepärast, et veenduda, et minu valik, see ongi vabadus. Valida, kumb sellest on õigem. Öeldakse, et ühel pool on teadus. Vabandust väga, aga tänaseks päevaks on maailmas väga palju seda teadust, mis räägib ka muud juttu. Ja nüüd minu küsimus on, kuidas me saame rääkida sellest kui vabadusest, kui teatud informatsiooni hoitakse kinni. Lihtsalt hoitakse kinni, ei lasta. Kas see on vabadus? Küsin teie käest, kas teil on ka vastus sellele? Järelikult me oleme jõudnud esimese hetke juurde, et vabadust ei ole sellisel juhul, kui meedia hoiab midagi kinni. Et siis sina tuled ja ütled, et see, mida sina usud, ongi ainuõige. Kas see on siis vabadus või? Pimesi lihtsalt uskuda ei ole. See on allumine. Ma tänan sind, härrasmees, ma arvan, et sa oled vähemalt 80 aastat vana. Ja sina ilmselt oled ka näinud seda aega, kui lihtsalt tuimalt pidigi alluma. Ükskõik mida öeldi, sa lihtsalt lasid pea alla ja ütlesid, jaa, nii on. Aitäh, edasi teenida. Ma tänan sinu selle hea sõna eest. Kummardus sulle. Aitäh. Vabadus. Läheme edasi. Kas mitte vabadus ei ole see, et inimene ei tunne hirmu? Kui palju te enda ümber näete tänaseks hetkeks hirmu? Seda on kuidagi loodud iseenesest mõistetavalt mingite tegemistega või mingite tegemata jätmistega.
minu hea omaaegne Semu, ma kohtasin teda hiljaaegu ja ma küsisin ta käest, et kas sa oled lastud ennast juba süstida. Kas muidugi? Ah soo. Ja ilma igasuguse tagamõtete ma lihtsalt küsisin ta käest, et kas sa tead ka, mis see oli, kas sulle räägiti sellest, kas sind informeeriti, et mis see sisu on, mille peale tema silmad läksid hästi suureks, ta läks endast välja ja ütles mulle, et mis sa tahad öelda, et ma pean ära surema sinu tervise eest, vaid sina ise. Ja nüüd need, kes teevad otsuseid, kas teie oskate öelda, et nemad kuidagigi moodi vastutavad? Oskate te öelda? Ei, vastuta, ei. Ehk siis, kui ei ole vastutust, järelikult ei ole ka mida? Võimu. Ahaa, et siis üks teeb, mis ta tahab, ükskõik kuidas, ja teie peate lihtsalt kuuletuma ja alluma. Niisiis, selles samas, no ma ütlesin, Himalaia Project, seal on siis kõik need dokumendid, kuidas see kõik jama lahti läks. Palun lugege. Meie kontorites ei pea kandma maske, riik ei kohusta meid selleks, aga meie lapsed sunnitakse maske kandma koolis alates 12. eluaastast, nagu me kuulsime, ilma et nad saaksid ju tegelikult ennast kaitsta. Selline asi ei ole vastuvõetav. Seda enam, et puudub vähegi tõsiselt võetav teaduslik teadmine, faktipõhine teadmine selle kohta, et see kuidagi reaalselt, märkimisväärselt aitaks piirata koroonaviiruse levikut. Olete nõus? Mina kindlasti ei luba oma lapsi sellisele kohustusele allutada ja ma loodan, et teie teete sama, kui tarvis vaidleme kohtutes. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Metsad põlevad, maad surevad, meie saame meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Meie põleme, meie sureme, siis ei jää enam ühtegi orja, ei ühtegi orja, ühtegi orja, ei ühtegi peremeest.